minu nagu siuke üldisem plaan on nagu ikka, et nagu varasemaltki kogu aeg nii-öelda progresseeruda, edasi saada paremaks, saada tuntumaks, saada rohkem töid välja, saada rohkem näitusi, kõike müüki, kõik asju. Ühesõnaga areneda selles suunas. Siis võib-olla, eks ma olen tegelikult leidnud mingisuguse sellise enda nagu ütleme stiili või oma joone enam-vähem. Aga võib-olla siis ütleme nagu seda ka rohkem, nii-öelda kas siis täpsustada või leida see üks, muidugi kõike muud toimub ka, aga leida see üks, mis nii-öelda ongi minu nagu selline puhas, mille järgi mind ära tuntakse näiteks, et kohe nagu selline stiil näiteks või tehnika. Ja käekiri ütleme jah, et noh, see ongi, eks ta tuleb tõenäoliselt kogu selle muu asjaga nii või teisiti. Et eks ta on ka arenenud ja seda, noh, ma ise julgen öelda, et tõesti on nagu liikunud. Ja siis võib-olla ühes üks täitsa eraldi asja võiks tuua välja, mis nagu minu üks soov on ka see, et ma prooviks, ühesõnaga ma treenin ennast, hakkan treenima selleks, et võtta käsile mingisuguseid vähe grandioossemaid projekte, et nimelt siis mingisugune üks suur maal, mis võtabki mitu aastat aega, et lihtsalt nagu see kärsitus maha suruda ja võtta ette mingi selline asi, mida ma ei ole kunagi veel teinud. Et nii-öelda stiili mõttes ja kõik selle mõttes ta tõenäoliselt jääb ikkagi sinna minu sisse, et midagi uut ma selles osas ei teeks. Aga räägi siis, kuidas müüd enda maale? Turul ja 2 ühe hinnaga. Need jah? Jah, need just. Et siiamaani on kaks väga hästi ennast tõestanud viisi on galeriides näitused ja siis Facebookis lihtsalt lihtne promomine ja Instagramis selle juures. Et Tema nüüd tegi Instagrami kuu aega tagasi, nüüd on big deal. Tegelikult ma tegin selle kunagi varem juba, aga nii ta on jah. Ja ma olen maainimene, kuule, mida sa tahad? Aga ja samamoodi ka mingisugused ala ärihooned, kohvikud, asjad, mis nagu mul ka jooksvalt olnud. Et promomise osas on see, et mina ütlen ausalt, ma olen väga halb turundaja, et see on asi, mida ma nii-öelda sellel ma pean nagu näppu peal hoidma, see ei tule mul nii loomulikult. Ja eks see on väga suur arengukoht minu jaoks tõenäoliselt. Et noh, nii-öelda, ma usun, et sellega pean ma kindlasti tööd tegema enda osas. Ja mingit uut promomisviisi ma väga nagu ei oskagi tuua, et neid asju on nii palju. Kodulehti ja erinevaid saite, kus enda asju oksjonile panna ja müüki, et kõik see lihtsalt tuleb läbi proovida. Sul on seda kogemust juba rohkem, ma usun. Mul seda netis müümise nagu kuidagi jah. Kuna võib-olla rohkem avaliku elu tegelane kui sina, oled. siis mingisugune platvorm on mul tõesti õnneks juba olemas, mille peal saabki siis nii-öelda veits rohkem liulasta. Et tõesti Facebookis olen üritanud hoida üleval, aga minu otsingute tulemusel või researchi tulemusel siis Facebook natukene raugeb. Instagram on uus, eks ju. TikTok on veel uuem ja eks ma üritan selle sotsiaalmeedial sellega nagu kõigega püsida kaasas. Seega mul ongi kasvatatud need followersid, kellega siis, kui ma midagi postitan, siis ma tean, et ta nagu jõuab kuhugi ikka, eks ju. Et ma töötan nagu niipidi päris palju, enamus. Ja enamus nagu eritellimuse ongi tulnud niimoodi, et keegi sotsiaalmeedias otse kirjutab ja uurib siis nagu lähemalt, eks ole. Aga muidugi näitused on igati hea asi, kus siis panna kõik ette, eks ju. Aga noh, seoses selle mingi pandeemiaga ja inimesed on nüüd aasta ajaga siin natukene veits ütleme siis mugavamaks muutunud, et tegelikult kui sa saad info kätte ilma oma diivani pealt lahkumata, siis on ju jube mugav. Teisest küljest on inimesed, kellel on kopp ees sellest diivanist ja väga tahaksid tulla kuhugi. Et näitus on muidugi hea koht, kuhu panna kõik asjad nagu kokku, aga minu jaoks see hõlmab väga palju eelmist sotsiaalmeedia tööd siis ka. Ja, ikka. Et ikkagi saada need inimesed sinna kokku, eks ju.
aga mis ka puudutab siis tuleviku aspekte, siis ma just eile ka mõtlesin selle peale ja tõesti tahaks olla väga hea. Või siis isegi ütleks parim. Aga see parim või perfektne, see on nagu võimatu saavutada. Seega progress on ju konstantne. Et selles suhtes su esimene lause, et nagu tahaks kogu aeg areneda ja teha paremini, see on mul täpselt sama. Tahakski kogu aeg olla põnevil ja excited, et teha uusi asju ja katsetada ja kui teed mingi asja valmis, siis vaadata ise ka, et vau, ma tegin selle, et ma olen nüüd uhke enda üle, eks ju. Et seda tahaks ikkagi jätkata, sest minu elu eesmärk on olla õnnelik oma tegemistes, et mul ei ole selliseid, kunagi muidugi olid sellised eluunistused, tahaks olla see ja muidugi unistama peab suurelt, absoluutselt, aga ma tahan olla õnnelik oma tegemistes ja oma igapäeva elus ja ma tahan sisustada oma päeva tegemistega, et juhul kui juhtub nii, et homme mind ei ole, on ju, siis ma oleksin rahul lihtsalt oma tänaste tegemistega. Ja hea suhtumine. Ja nii on. Nii lihtne on olla õnnelik, kui sa elad täna. Jah. Ma tegelikult olen sellega nõus küll, et nii-öelda see on tore, kui sul on suured unistused ja sa nii-öelda sihid ja täiega nagu hoiad seda sihti, aga samas ei saa nagu nii-öelda peab kõrvale ka vaatama ikka. Et kuidagi nagu loomulikult tõenäoliselt tuleb see, võib-olla see on meie kui kunstnike teema rohkem, aga väga nagu iseenesest see areng nagu toimub nii või teisiti. Ei ela selle nimel, et pension oleks lahe. Jah, just. Et ongi see, et me ju teeme seda, mida meie nagu südamest armastame. Ja tõenäoliselt me ei teeks midagi sükest, mis meile ei meeldi. Ja siis minu nagu süke tuleviku eesmärk olekski see, et ma lihtsalt nii-öelda ma tahan aina paremini nagu väljendada ennast nagu kunstiliselt ja loominguliselt, et inimesed näeksid, mis mu sees toimub, mida ma mõtlen ja kuidas see töötab, et see ongi tõenäoliselt see, et me tahame saada parimaks, et enda jaoks parimaks. Just, et see, kas me maailma jaoks parimaks, seda otsustagu teised. Maailma otsustab seda. Aga endal peab olema hea tunne sees enda tegemist. Muidugi, endale peab meeldima ja see on kõige olulisem. Siis meeldib teistele ka. Nad näevad seda kirge siis. Positiivsus nakatab palju paremini. Muidugi, absoluutselt. Me ei saa teha asju, mis teistele meeldib. Kui me teeme seda, mis endale meeldib, ise on oma asjadega rahul, küll tuleb siis neid ka, kellele ka meeldivad ja siis see on rohkem rewarding. Teised vaatavadki, et vau, ta on nii rahul sellega, ma tahan ka seda sama saada. Ma tahan ka nii rahul olla. See on seal aga seda me ei räägi. Kaamera ees me ei räägi kunagi sellest. Kriitikat on väga palju, konstantselt. See on lihtsalt nagu mina olen vari, vaata, ma olen siis nagu see kriitika hetkel. Sina oled see positiivsus, et see on nagu kogu aeg käib kaasas. Kuidagi nagu ütleme nii, et iga väike süke positiivne või süke ülistav mingi nüanss koos oma väikse kriitikaga kogu aeg paaris. Et ma enam ei lase selle ennast segada, et see lihtsalt ainult aitab, et see on väga äge on kriitika. Rahul peab olema oma asjadega, see ei tähenda, et see asi nagu ääretult hea on. Just. Enda jaoks on siis. Jah, lahe, et ma tegin, aga vigu on täis. Pisivigu, mida sa ise näed, mida mitte keegi teine ei näe. Aga me ei räägi sellest. Kujutan ette, kui mingi põhikooli õpetaja tuleb hindama näiteks tööd või midagi. See kriips on ikka sealt nii mööda. 3 pikka miinusega. Siis ma olen mingi, ära sina siis tee seda kriipsu. Jah. Okei. Jah. Annan sind. Mina sind. Mulle tõesti meeldib su stiil ja kuidas sa saad nagu minu jaoks utoopiliselt, realistlikult teha mingisuguseid asju ja tõesti see üks sinu maal, mis mul kodus on, see nagu sealt ma tõmban väga palju inspiratsiooni iga kord, kui ma maali teen. Tore teada. See on ja tõesti ühte maali võin lüpsta siin väga kaua aeg. Ja sinu näitustel käin ka väga hea meelega, et Instas sul ei ole seal midagi.
sinna nagu väga see kasvab veel, anna talle aega. Jah, aga muidugi Eesti maastikul on Elina Kasesalu. Jaa, Elina on väga lahe. See, tal on ka tšuke väga oma käekiri välja kujunenud, mis on minu jaoks lihtsalt väga ilus vaadata, ka need protsessi videod väga lahe vaadata. Ma sain ta raamatusse ka Kärbestega. Said või? Mina ei saanud. Aga minu kohta mingit teksti pole, lihtsalt seal esimene leht on pooleli olev töös. Aga ma olen nõus, Elina Kasesalu on tõesti hästi lahe. Tal on nii oma kindel stiil, ta on nii enesekindel. Ja see tüüpiline see, mis sa vaatad peale ja saad aru, et see on tema tehtud, eks ju. Et see on väga, väga lahe. Eestis on ka muidugi üks väga hea tätoveeringu kunstnik, siis keda ma väga fännan, on Liisa Adi, kes muidugi ta on nagu näituseid, kui selliseid väga ei tee. Instas jälgin väga hea meelega kogu aeg, sest tal on megavärvilised ja siuke väga hästi tehtud ka. Ja samamoodi ka tema loomingust ma tõmban inspiratsiooni palju. Et tema on väga cool. Ja välismaalastest on siuke tšikk. USAs on Andrea Earhart või? Andrea Earhart, ma tean seda isegi. YouTuber ka vist isegi, kui ma ei eksi. Ta teeb podcast'e nüüd isegi ka, et mingi the business side of art. Ja, just. Et tema on ka minu silmis ääretult professionaalne, ääretult talendikas, osav ja ka inimesena mega siuke bubbly ja väga positiivsusega vakatatud täis nagu siuke ainult naerataks kogu aeg. Ja see on väga nakkav ja tore ja hea. Nemad tooksin mina välja. Väga lahe. Mul on, osad on tegelikult samad inimesed, kes eelmistel aastatelgi. Et Eestist üks inimene juures, sa oled sina tegelikult sellepärast, et ma... Kas eelmine aasta ei öeldki minu nime? Eelmine aasta ma vist ütlesin ainult osad, et mul ongi see, et ma nagu väga palju tegelikult meelega ei püüa väga kursis olla, mida teised kunstnikud teevad. Ma nagu tunnen, et see mingis mõttes võib-olla tekitab mingisugust müra natukene peas, aga see on jällegi minu arvamus. Tõenäoliselt, kui ma rohkem oleks mul aega võib-olla süveneksin, siis ma jõuaksin käiega. Aga ise peab ka maalima ju. Aga Eestist on kindlasti Laurentius, mul üks väga-väga suur selline inimene, kunstnik, kes on mulle meeldinud päris ammu juba, et ma puutusin temaga kokku Kunstiakadeemias, kui ta Alvar Reisnerit asendas ja siis paar maalitundi vist äkki. Ja muhe mees tuli ja näitas ja lihtsalt kõik töötas. Aga Eestist muidu mul on mittekunstnikest on paar väga inspireerivat inimest, kes mina kutsun neid kunstnikeks. Et mul on Valdur Mikita ja siis on Fred Jüssi ja selle elu tegelased veel, et seal on Aleksei Turovski ja siis neid on veel inimesi. Et nad on lihtsalt nii super kõnelejad ja kõik need ööülikooli loengud ja asjad, et see on meeletult inspireeriv. Ja välismaalt on mul ka, välismaalt ma tooksin välja siis ühe, kes on nagu põhiline mul. On Uus-Meremaalt, on siuke tüüp nimega Andrew Tisler, kui sa tead, ei tea. Ta on ka YouTube'is ja nii-öelda sotsiaalmeedias poseerib, aga tema põhisuund on siis hästi realistlikud loodusmaalid, hiigelsuured ja ka nii-öelda kompositsioonid on välja aretatud, nii-öelda, et ei ole nagu see üks pilt sealt tehtud, vaid nagu hästi osav selline kompositsiooniga mängija. Ta on ka kunstiõpetaja, ise kunstnik ja selline super eeskuju, ütleme nii, et mis puudutab kõike nagu organiseerimist ja kogu tehnikad ja kõik väga palju nagu õppida ja super tööd. Ja rohkem nagu niimoodi väga välja ei oskagi tuua, et inimesi on palju tegelikult, kes nagu jäävad silma. Võimalusi on igal pool. Ja tuleb juurdegi. Kes tahab, leiab lahenduse, kes ei taha, leiab põhjuse. Et nagu
restorane on ka igal pool ja mitte igas restoranis, aga väga paljudes restoranides ka on ikkagi maale üleval ja mõndades ei ole, aga võiks olla ja on ka restorani omanikke, kes ei tea, et kust üldse kunstnikku näiteks leida või kelle maalid on, seega minna välja, otsida, uurida ja ise pakkuda ennast välja on täiesti okei asi, et võimalusi on alati väga palju, et peab lihtsalt leidma selle nagu väljundi. Jah, meie väikses riigis tegelikult on tõesti see võimaluse level on ikka päris kõrge, võiks öelda. Et siin on hästi palju kunsti armastavaid inimesi. Tallinnas ma ei hakka üldse rääkimagi muidugi, siin on tõesti, lihtsalt ole julge ja mine. Ja aeg-ajalt ikka leiab neid pakkumisi ka, et nii-öelda otsitakse või siis satud ise on ja kuskile tõesti, ütleme, restorani või mingisse muusse ärihoonesse või kuhugi ja siis lihtsalt nii-öelda tekib sulle idee ja pakud ennast ja nii edasi. Ja tegelikult nüüd ma saan öelda, tunnen ennast nagu natukene vanema kunstnikuna, et minu käest on juba küsitud, et mul üks sõber, kellel on tütred, õpivad nüüd EKA-sse vist veel ei läinud, aga tunnevad maalimise vastu huvi. Ja siis küsis mu käest, et kuule, et sa ka maalid ja teed, et on sellest kasu ka, et nagu on mõtet teha. Ma ütlesin kohe absoluutselt, muidugi on mõtet, et esiteks ju kõik see, et sa pead tegema seda, mida sa tunned, et sa tahad teha ja juba sellest tõesti see energia, mida sa nii-öelda väljendad, sellest üksi juba tegelikult sünnivad need võimalused ja kõik asjad. Et sellest ju algab kõik pihta. Heast asjast kõik räägivad edasi. Ja kui on midagi, kui ma näen mingit väga lahedat maali või mingit pilti või tööd või kunstiteost ju automaatselt kõik teevad sellest pilti ju. Ja siis, kui see on mega lahe, siis sa tahad seda jagada ja issand jumal tead, mis ma nägin, eks ju. See läheb niimoodi kiiresti nagu liikvele. Hea asi läheb väga kiiresti liikvele. Halb asi läheb ka. Aga katsuks nagu jätkata seda mentaliteet, et nagu anname positiivsust edasi, mitte nagu negatiivsust, eks ju. Seega, kui midagi väga head on, siis kindlasti nagu inimesed saavad sellest ka teada. Just. Ja võimalusi on väga palju. Jaa. Ta võiks selle maali võtta näituselt kaasa. Ja minna koju ja mõelda selle peale hästi pikalt. Selles suhtes, et... Siis tal oleks aega nagu lõputult nagu mõelda selle üle. Absoluutselt. Muidugi. Ja neid jutte seal taga võib olla nii palju. Vaata, nagu sa enne ka rääkisid, et sul tuleb see pealkiri ja see jutt ja see story enne ja siis sa teed maali selle ümbert, eks ju. Ma teen maali valmis. Mingi jutt on seal kaasas, aga ma ei taha ühelegi külastajale seda oma juttu hakata peale rääkima. Ma võin selle üldise temaatika sulle selgitada ära, mis see minu point oli, aga sealt edasi see on sinu kujutlusvõime kõik. Ja ma ei hakka suruma sind kuskile. Selles mõttes on meil vastus ühine, et ma igalt näituselt nii-öelda minu taotlus ei ole see, et siin on pilt, siin on nimi, nagu vaata ja ära mõtle midagi muud, nagu palun keskendu selle nimele. Et just vastupidi, et see on äärmiselt rikastav, äärmiselt lahe, kui inimene leiab oma mingi täiesti, võib-olla isegi vastandliku või mingi täiesti teise suuna sealt, oma mingi mõtte, mingi emotsiooni, mingi mälestuse. Ja see annab nii palju juurde ja kõige parem on see, kui ma saan selle sama inimese kõrval just sellel hetkel olla, kui näiteks näituse avamisel. Et miks mulle just füüsilised näitused meeldivad, ongi see, et näeb seda reaktsiooni väga tihti ja saab otse inimesega rääkida. See on tõesti ka väga, väga põnev, et kui keegi kunstitarbija tuleb siis kunstnikuga rääkima, et ma näen, et sa võisid olla siin mõelnud seda ja sa ise ei ole nagu tunnudki selle peale. Ma nüüd näen ka, eks ju. Et neid sibulakihte on siin nagu niivõrd palju erinevaid ja kõik näevad oma moodi. Aitäh!